paciência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola, agora só me falta ganhar. Não tenho juízo, se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Como Deus quiser. Väga hea, vaatame, kellele läheb see. Viide, nii, vaatame. No täitsa õige, teeme pildi ka sinna vaatame. Avaks muidu tulnudki, kurat. Ja see kaart ka, millega siis päriselt saad endale võtta. Me on kõvasti 150 meetrit lähemalt. Mõttes, et ühe võiduni käib 1, 2, 3. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Apati ja niimoodi praegult. Was always we have ball, it's me every time. Last year. In this year also. Abitreener Nikita Brõlin. Paide linnameeskonnaga olete te nüüd Vovaga olnud seotud circa 6 aega ja selle 6 aja sisse on mahtunud üks selline nädalane lõik, kus te olete Flora pannud 2 korda järjest kotti. Palju õnne selle tänase võidu puhul ja räägi, mis olid need võtmetegurid, mis selle väga-väga olulise 3 punkti meile andsid? No esiteks tasub öelda, et mängijad näitasid oma, ütleme nii, väga hea performance. Enne seda ka me hästi analüüsime Flora, kuidas nad mängivad. Ja see põhimõtteliselt nagu mõjutas väga hästi meie tulemuse peale. Mänge on nüüd kaunis palju olnud ja tuleb tihe periood veel otsa ka, pluss euromängud. Kuivõrd kerge on meestes seda värskust ja motiveeritust hetkel hoida? Ma mõtlen, lisamotivatsiooni meestele pole vaja, kuna nad teavad meie eesmärgid. Meie eesmärk siiamaani proovida meistritiitli võitma ja siis samamoodi Euroopas ka näidata
hea mängu esiteks ja tulemus. Nii nagu küsisin kolmapäeval Voovalt, siis uurin ka sinult. Saime endale eurovastaseks vastase Gibraltarilt. Oled sa Gibraltari jalgpalliga tuttav sina peal või siis mis mõtetega sa oma esimesele eurosuvele ise treenerina vastu oled minemas? Kahjuks sellist kogemust ei ole Gibraltari vastu tiimide mängida, aga me juba saime ühe mängu, mis me oleme juba näinud ja analüüsisime, et ootame veel rohkem informatsiooni nende kohta ja proovime ette valmistada ennast nii paremini kui võimalik. Suurepärane, aitäh sulle Niki ja palju edu teile edasisteks nädalaks. Keskpoolik Martin Miller, veetsid FC Floras kaunis mitu head aastat ja lõid seal endale mälestusi, täna uued mälestused Paide eest loomisel ja läinud nädala vältel pakkisid ühte nädalasse sisse 2 suurt võitu Flora üle. Võta need 2 mängu oma sõnadega kokku, kuidas see kõik komplektiks kokku sõlmiti? Ütleme nii, et sinu jutule jätkuks, siis need olid pikad aastad, edukad aastad Floraga, aga nüüd ma olen siin ja nüüd ma mõtlen ainult Paide asjadele, nii et aga ütlen, see oli väga tähtis võit. Need mõlemad, ütleme, me ei saa unustada ka Pärnu mängu, et see nüüd 3 mängu järjest, need kõik olid ikkagi väga tähtsad. Aga need tulid raskelt, aga tulid pingutuse pealt, nii et rohkem ei oskagi midagi öelda. Selle nädala sisse mahtunud 3 mängu vältel emotsiooni kõigis väga palju, aga just tänases ütleme nii, et läksid sarved vastamisi Flora meestega ka teil päris palju. Millest platsil juttu oli, mis pinget tekitas ja kuidas need olukorrad seal murul ära lahendati? Eks see mängu käigus ütleme nii, et sa lihtsalt teed, sa väga ei mõtle, ütleme nii, et ma ütlen, kunagi Bryant jooksis ka ju Paul Gasolile kunagi sisse, et samamoodi, mis oli olümpiamängudel vist, et see on jalgpall ja väljaku peal sul ei ole sõpru selles mõttes, et sa ikkagi oled enda meeskonnast väljas ja nii on. Jalgpall huvitav mäng, ühel hetkel matuse meeleolu, aga nüüd on justkui pulmaperiood ja kõigil suud naeratust täis. Me oleme raske perioodi ületanud ja justkui hetkel nautimas oma parimat jalgpalli. Oled sa nõus sellega, et uued treenerid on aidanud uuele hingamisele kaasa? Ja, absoluutselt olen nõus, aga see peab jätkuma, et see jällegi ei tohi olla tõusude mõõnadega, et see asi peab nüüd ülesmägi muudki minema, et jätkame seda tööd ja neid mänge võitma järjest, nii et... Hüva, aitäh sulle Martin, laseme su külma käest ära! Aitäh.